Hei hei, Stella siin. Nii tore, et sa oled seda videot tulnud vaatama. Õnnistused sulle, kullake. See on nüüd jätkuvideo selle nädala ülevaate, energiat ülevaate esimese videolingi leiad siit videolt kirjeldusest ja läheme siis nädalapäevade kaupa energiat ülevaatamise juurde. Ma jätsin siia lauale praegu siis 3 põhikaarti, mida ma tundsin, et annavad tooni kõikidele nendele päevadele. Meil tuli 2-kordne usalduse sõnum, usalda ennast, usalda maailma, usalda koostööd universumiga, sest see, mis on kõige ilusam, õnnelikum ja rõõmsam, mida sa suudad kujutada, tunnetada, endasse tuua naudingut ja rõõmu ilma selleta, et see kogemus juba käeski oleks, siis see kõik loob sinu jaoks väga kiirelt, väga suure kiirendusega praegu just nimelt seda uut reaalsust, kus elada ja kus olla. Aga vaatame siis päevade kaupa energiaid, et nagu me rääkisime, siis see energiatsükkel, kus me oleme, ongi siis jumalik abi, et meid edasi aidata, kui on midagi nüüd jäänud nii-öelda meil 2 silma vahele või oleme kuidagi jäänud oma vanadesse tsüklitesse, hirmutsüklitesse kinni, siis praegu toimub kiire edasiaitamine. Ja esmaspäeva sõnumiks tulebki siis see, et vaatle asju kõrgemast positsioonist, vaata asju kõrgemalt, vaata kaugemalt, vaata suurt pilti. Et praegu ei ole vaja nagu detailidega tegeleda, vaid eelkõige just külluse teemades vaadata seda, kuidas elu on sind alati tegelikult aidanud. Et mida mina tunnen, et see Aareli kuus ütleb, et oleks vaja veel rohkem panna juured maha ja usaldada, et kõik, mida sa armastusega teed, see hakkab sulle tooma väga häid vilju, võib-olla küll mitte nii ruttu, kui sa oleksid mõelnud ja oleksid tahtnud. Aga sinu energia, mida sa välja annad, mida rohkem sa suudad olla küllusteadvuses ennem, kui sul on selline suur, nagu ütleme siis kinnitus võib-olla pangakontol või mis iganes kujul küllust sa enda ellu soovid tuua, võib-olla on see sinu õnnelik suhe, mida sa soovid praegu manifesteerida. Siis tea, et need unistused, mis sul on, need tulevad, et sul on see õnnelik saatus, õnnelik asjade kulg on garanteeritud. Universum ütleb siin praegu meile, et universum lubab meile, et kõik läheb väga hästi. Aga vaatame, mis on siis selle nagu väljakutse koht. Väljakutse koht on ikkagi võib-olla see, et ei ole nii palju neid valguse seemneid teadlikult külvanud. Et ei ole ju uskunud enda maagilisse võimesse luua. Et võib-olla sellepärast sul need keerulisuse kohe praegu mingis teemas üleval ongi, et sa veel rohkem usuksid endasse, et sa veel selgemalt sõnastaksid, mida sa soovid ja lubaksid endal lõdvestuda veelgi enam. Sest et mida lõdvestunum ja rahunenum on sinu meel, on sinu teadvuse tasand, seda kiiremini tegelikult õnnestumised ellu saavad tulla. Et kui sa näed, et on takerdumine ja raskus, siis sellise kiirendamise ja survestamise asemel on soovitus, et keskendu enda sisemisele valgusele, mäleta, et sina oled valgus. Sina oled algallika väljendus siin maa peal ja sulle saadetakse see õige sõnum, sulle saadetakse see juhatus järgmiseks sammuks. Võib-olla vaja mingisugused kokkulepped üle vaadata, ilma liigselt emotsioonidesse laskumata, mitte üle dramatiseerida olukordi, vaid lihtsalt ausalt väljendada, ausalt rääkida, ausalt tunnistada mingeid kohti, mida me oleme tundnud, et on meie väge kuidagi varjutanud või tagasi hoidnud. Et see, kui me ausalt tunnistame endale, et ma ise olen ennast saboteerinud, minu sees on olnud need vastukäivad jõud, siis sellega me ei kaota jõudu, vaid me saame need ümber transformeerida, nii nagu me rääkisime nädala kokkuvõtte videos, seal on ka siis see spetsiaalne õpetus, kuidas seda teha, ma ei hakka seda teist korda rääkima. Et siis selle päeva ülesanne ongi meid üles äratada, et kui veel on mingid kohad, millega sa ei ole lõpuni rahul, õpi ennast päästma, õpi oma
emotsioone, oma mõtteid, oma uskumusi ümber tegema. Nii nagu me juba rääkisime. Sest kõik käib ikkagi meie enda otsuse kaudu, kuidas ma otsustan, nii on. Et vahel on see, kui asjad kohe ei ole nii, nagu me tahaks, ei tähenda seda, et sinu manifestatsioon ei oleks toiminud, vaid see tähendab seda, et elu testib sind, kas sa jääd ikka endale truuks või lähed tagasi sinna hirmumaailmasse ja annad alla. Et siin teisipäeva energia siis on juba täiskuu energiates väga tugevalt. Ja mis võib siis väga võimsalt toimuda, ongi kehalise tunnetuse tugev kasvamine, ehk siis tundlikkus võib väga võimsalt kasvada. Selleks, et see tundlikkus antakse meile selleks, et me tunneksime ära, millel on vaja kiiresti teha sisemine ümberkorraldus, ümberhäälestus, tervendus. Täitsa võimalik, et sellel päeval tulevad meelde mingid lapsepõlveseigad või sarnased mustrid, kus me oleme olnud lapsepõlves, kus me oleme tundnud sellist puudust või raskust ja need kohad ei ole meile tulnud siis mitte karistuseks või kuidagi, et me peamegi sellesse mustrisse jääma, vaid selleks, et me õpiksime läbi tänulikkuse ja läbi tähistamise, läbi rõõmu neid kohti armastusega üle ujutama. Et üks praktika, mida ma olen ka varem jaganud, aga ma jagaksin veel kord, on see, et ennem kui unistus täide läheb ja mul on täitsa võimatu koht olnud, siis mida ma teen? Ma teen rõõmutantsu, ma leian lähen enda sisse, kaevun enda sisse ja siis leian üles selle rõõmutunde, et ma olen nii tänulik, et see olukord lahenes. Et ma võtan juba praegu ette oma tuleviku minaga ühendust, kes on juba selle olukorra ära lahendanud. Ja ma tantsin enda tuleviku mina energia toetusel seda tänutantsu juba ette. Et see võib tunduda mõistusele nagu lollakas või imelik, mis asja sa siin tantsid, kui sa isegi ei tea, mis nüüd järgmiseks saab. Aga väga huvitav on see, et nii kui ma olen need rõõmutantsud ära teinud, koheselt energia muutub, vibratsioonitase läheb palju kõrgemaks. Ja kas ma tahan tegeleda siis mingi muu asjaga või tuleb idee, et ma kuulan ka mingit tervendust või käin ka mingis teraapias või teen mingit protsessi, aga ühesõnaga tuleb järgmise sammu juhatus. Ja järgmine samm on igaühe jaoks loomulikult tõesti erinev ja erakordne, aga see, kuhu tegelikult selline põhjalik tõesti terviklikkusesse toov tervendus meid suunab, on alati tagasi lõdvestusse. Vahel aitab ka see, et me lihtsalt lähme magama, järkame hommikul üles, on hoopis selgem pilk, ei ole nii väsinud ja kurnatud olemine ja on hoopis uus vaade elule. Et sellises lõdvestuse seisundis me tegelikult, kui inimene heidab kas või pikali, on piisavalt pika aja lihtsalt selline, sest tema tšakrasüsteem hakkab iseeneslikult korrastuma, sest keha on ise tervenev, ise tasakaalustuv. Kõikide meie kehad on, kui me anname selleks aega ja võimalust. Ja kui tšakrasüsteem on nüüd tasakaalus, siis tšakrad moodustavad omavahel tervikliku valguse samba, nii et me saame tegelikult lõdvestuse seisundis kogeda puhtas valguse kanalis olekut. Et me oleme puhtad valguse kanalid, me teeme seda kõik öö jooksul vähemalt ühe korra, võib-olla ka mitmeid kordi ja me saame seda ka teadlikult teha oma ärkveloleku ajal. Ja selles puhtas kanalis olemises ei ole mitte lihtsalt see, et me saame sellest raskuse tundest korraks lahti, vaid selles on see, et me tegelikult laeme selles lõdvestuse seisundis ise enda jaoks alla vajalikud energiasagedused ja valguskoodid, eriti kui me teeme teadlikud otsused, et universum aitäh, et sa tood lahenduse sellele, mõistmise sellele, nägemuse sellele, siis elu ise saadab need koodid ja õpetused meile. Nii et see on selline väga ilus käivituspäev, ma ütleksin, see on aktivatsioonipäev, kus meid aktiveeritakse veelgi võimsamalt algallikaga koostöösse.
ja kes siis soovib sellele voole kaasa aidata, siis mu koduleheküljel on ka äsja värskelt valminud meditatsioon nimega Püha teekond, mis võib ehk sind sellel sinu teekonnalgi aidata. Ja lähme edasi. Kolmapäev, täiskuu kolmapäev. Ja see on hästi ilus kuupäev, siis 5.11.2025. Minu arvates väga ilus numbrikombinatsioon, pluss 511 koodina tähendab seda, et kõik su unistused täituvad. Nii et see täiskuu energia võib tuua ka numeroloogilise tähendusega meile sügavad taipamised ja allalaadimised meie kõrgema potentsiaali järgmiste sammude kohta, et me saaksime liikuda oma kõrgema eesmärgi, kõrgema ülesande täitmise teel. Mida on vaja ületada endas? On vaja ületada hirm enda maagiliste võimete ees. See võib tunduda kummaline. Mina küll ei korda enda maagilisi võimeid. Aga seda tasuks veelgi sügavamalt vaadata, kas sa ikkagi oled täieliku vastutuse oma elu eest võtnud. Kui sa oled võtnud täieliku vastutuse, siis peaks igasugune manifesteerimine ja loomine sinu jaoks olema täielik käkitegu. Kui aga on veel nagu nii-öelda kõrvalsegajaid sinu arvates, kes sinu õnneliku saatusele nagu vahele segavad, siis see võib tähistada seda, et me ei ole veel tegelikult täielikku vastutust võtnud. Ja siis tasuks nagu mõtiskleda ja tunnetada, mida vastutuse võtmine tähendab. Ja mina olen isiklikult aru saanud seda, et vastutus tähendab seda, et ma otsustan ja valin, et ma olen hinge tasandil kõigega käed löönud, mis mu elus on. Kui ma nii valin, siis järelikult nüüd ma saan ka uutmoodi valida, uutmoodi otsustada ja uutmoodi luua, et ma ei jää sinna ohvritundesse, et näed, mina tahan küll seda, aga näed, tema segab mind. Et vastupidi, et siis ma võtan vastu selle, et ahah, ka selle kogemusel ma olen endale valinud. Järelikult ma saan praegusel hetkel siin mingisuguse uue meisterlikkuse või hästi ära unustatud vana meisterlikkuse endas üles äratada. Ja see, mis aitab meil seda julgusesse tulemist teha, on õrnus, on hellus, on pehmus, selline sõbralik suhtumine ja mitte jõulisus ega selline oma õiguse tagaajamine, vaid see, et okei, ma tellisin need kogemused, mis mu elus praegu on, järelikult see aitab mul praegu ärgata mingisugusele uuele maagilisele loomise tasandile. Ja sellise suhtumisega me avame enda jaoks teadmiste väravad, portaalid, mille kaudu saab kõrgem juhatus ja valgusmaailm meile appi tulla. Muidugi me võime ka alati paluda ja palvetada, et kallis universum, palun aita mind, annan algallikale need kogemused lahendada. Et vastutus ei tähenda seda, et ma pean isiklikult oma ego minana selle olukorraga hakkama saama, vaid vastutus tähendab ka seda, et ma võtan vastu universumi täieliku toetuse ja väe ja elangi algallika kaitse all, algallikaga üks olemises ja algallikas toetab mind kõiges. Ma ei pea pingutama, vaid ma lihtsalt astun kogu aeg sammusid vastavalt parimale enesetundele. Isegi kui ma ei näe, mis mind ees ootab, ma olen alati juhatatud, alati kaitstud, alati suunatud ja minu maagi olemus on turvaline mul endal vastu võtta. Oma maagi olemus on mul turvaline vastu võtta ja nii see on. Täiskuu järgmine päev siis 6. Üks moment. 6. oktoobriks, novembriks, mis on siis neljapäev, tuleb meile põhiliseks energiaks tervenemine ja vabanemine ja lõdvenemine. Ehk siis me saame mingisugustest sellistest konksudest enda sees lahti, mis on meid hoidnud just nimelt sellest enda elu naudinguga loomisest eemal.
kui me seda tahame, siis elu aitab meil hästi, väga hästi sellel päeval olla iseendaga kooskõlaline. Ja see kooskõlalisus toob meile kas siis uued nägemused, uued otsused, et kui sa soovid sellel päeval teha sellist suurt sisemist transformatsiooni ja sa võtad oma elu eest vastutuse, siis sa ka väga võimsalt enda elutroonile tõused. Ja kõik, mis puudutab abielu teemasid, on väga-väga hästi praegu toetatud ja juhatatud, et sa saaksid enda unistuste täitumisele tõesti väga suure kiirenduse kaasa anda, et selle päeva energia ütleb, et unista, anna vabaks, mis unistustel ees on olnud, vaata teadlikult läbi, mis uskumused sa oled endale ette seadnud, mida sa oled uskunud, et ei saa minna või ma ei usu või et ma ei näe või mis iganes sellised eitused tuleb välja rookida, hästi teadvel olekusse tulla. Aga sellel päeval on enda kõrgemalt minalt väga lihtne vastuseid saada, nii et kui on sellised raskemad kohad või keerulisuse kohad, siis lihtsalt istu maha ja kirjuta. Kirjuta, mis on sinu hirmumina uskumused, tulpa annan vabaks ja teise tulpa, mis on su kõrgema mina juhatus sulle, sest et nii nagu sa transformatsiooni teed, nii see ka läheb. Ja siin on jällegi oluline, et peale neid otsuseid ja valikuid on vaja ennast hästi maandada, kanalisse tõmmata nii-öelda otseks, et sa lõdvestud peale nende taotluste tegemist, mitte ei lähe, ma tegin taotluse, ma ei tea, kuna see välja tuleb, ma ei tea, kuna see õnnestub, ma ei tea, et need ma ei tea tuleb eest ära võtta. Ja sellise puhastuse järgne aeg, hingepuhastuse järgne aeg on alati väga suur õitseng ja väga suur rõõm ja väga suured uued väljavaated tulevad, nii et blessings, õnnistused on sinuga, kui sa ennast ise aitad. 7. november. 711 on ka väga võimas kood. 711 näitab seda, et sa oled väga lähedal juba sellele, mida sa oled tahtnud kogeda, mida sa oled tahtnud luua. Nii et see on selline võimalik, et mingis mõttes nagu treileri päev, ma ütleksin niimoodi, et enne kui sa filmi lähed vaatama kinos, siis vaata see enne kino on ka need treilerid, näidatakse nagu lühikokkuvõtted mingisugusest filmist, mis on tulemas. Mul on tunne, et selle päeva energia annab meile nagu mingisuguse eelvisiooni selle kohta, missugusesse uude sagedusse me oleme ennast sättinud, et ta annab nagu sellise uute kogemuste, nägemused, palun, tuleb vaatekaart, annab meile võimaluse näha, et ahah, tulevikus hakkavad asjad minema nii, järelikult mul on praegu see ettevalmistusperiood, mis mul on, praegu kohe ei ole näiteks kõik nii, nagu ma soovin, et tulevikus oleks, siis ma näen, et mul on praegu see ettevalmistusperiood, et ma saan ennast ette valmistada, et mul on praegu aega sättida oma asju, korrastada, korraldada, luua ilu, väga hea päev, et teha enda kodus korrastust, teha enda energiates korrastust, et teha sellist detailide viimistlemist, enne kui suur pilt saab tulla nii-öelda nähtavale või kohale. Ja kui siin on sellised mingid kohad, et ma kardan vaadata oma elu, siis suure tõenäosusega see, mida sa peegeldusena sellel päeval saad, on see, et kõikidel su ümber on hirm või raske või keeruline, et selle päeva energia ongi selleks, et sa saaksid mingit peegeldust, mingisugust aimdust, kuhu sa oled ennast nii-öelda sisse kirjutanud, mis vibratsiooni tasandisse. Aga sellest ei ole midagi, ükskõik kust tasandist sa ennast avastad, sellepärast et absoluutselt igast olukorrast on võimalik tulla jällegi kõrgemale tasandile, nii et siis on soovitus, et leia midagi, mida sa väga naudid. Ja isegi kui sa naudid, ma ei tea, õues kivikeste korjamist või käbide ritta seadmist tee äärde,
siis see, kui sa teed midagi sellel päeval, mida sa väga naudid, hakkab elu sulle näitama neid võimalusi, kuidas sa saad tulevikus veel rohkem naudinguid kogeda, mis iganes eluvaldkonnas. Nii et leia selles päevas see, mida sa armastad, mida sa naudid, võta need sisemised juhised tänuga vastu, mida universum sulle annab ja hakka ennast ette valmistama uueks eluperioodiks. 8. november. 8. november 811 on suurde ma näen nagu pilti nagu suurde patta hüppamine, et kui me oleme teinud hästi palju nagu omaette tööd või omaette tegutsemist, siis selle päeva energia on väga hea teha kas mingisuguseid grupiga protsesse, üheskoos kellegagi avaneda, avarduda. Et selline hästi suur nagu terviklikkuse pühitsuste päev, kus inimesed saavad aru, et me ei olegi nagu nii individuaalsed mina ja sina, vaid me oleme nagu meie energias ja see meie energia annab hästi võimsad tiivad. Ja kui on nüüd sellised kohad, kus me oleme tundnud, et elu on nii raske ja nii palju peab pingutama, see on ka väga hea päev, et leida endale kas koostööpartnereid või inimesi, kes sind tulevad aitama. Sest et tegelikult väga paljud inimesed soovivadki olla koos, luua koos, nautida koos, teha asju koos, mõelda, unistada koos. Et see on selleks väga-väga hea päev. Omakorda see võib tuua ka üles selliseid kohti, kus me võime väga selgelt läbi näha, et millel on vaja lasta oma eludes minna. Et need sisekaemused, sisemised visioonid võivad tulla väga tugevad. Aga sellises ühises energias ruumi hoides üksteisele saame väga hästi üksteist väestada. Mitte lihtsalt see, et näed, su elu on jama, vaid see, et kuule, aga proovime nii või teeme nii või mida sa praegu vajad, et nagu selline hästi hea sünergiaga päev koostööks ja hästi teadlikuks koostööks, mitte lihtsalt see, et lähme mängime mingit palli kuskil koos, vaid see, et tõesti nagu sügavuti minna mingites teemades ja sügavamates tasandites leida edasiliikumiseks vajalikud juhised või sammud. Et praegu on selline rahuliku edasiliikumise aeg selleks, et universum annab meile juhiseid, kuidas iseennast eelkõige häälestada. Aga selle päeva energia võib tuua just seda tunnet, et näed, et kuigi ma tegelen iseendaga ja oma pead ja nii-öelda nagu oma ruumis, oma kodus enda sees tegelen endaga, aga tegelikult on väga palju inimesi, kes läbivad väga sarnaseid protsesse ja me saame üksteisele väga hästi olla toeks. Ja 9. november. 9. november on hästi südamliku energiaga päev ja väga ilus päiksepäev, et nii nagu inglise keeles on Sunday, ongi päiksepäev, siis see pühapäev peaks olema väga püha, väga päiksepäev meile kõigile. Vaadake, meil tuleb võidukaart, et kuna siin see maagi ja universumiga abitsükkel on nüüd nii kaugel, et see saab siin 4 päeva pärast juba läbi, siis juba siin võib tulla mingisugune väga huvitav pöörang meie elus, kus just nimelt läbi südametasandi avamise, mis võib-olla eelmisel päeval avanes tänu nendele koosloomistele ja koos tunnetamistele, siis see päev kutsub nagu, ütlengi nagu veel rohkem tegelema iseendale panustamisega, et kui laupäeval oli rohkem selline sotsiaalsesse suunatud, siis pühapäev on jällegi hea enda sees teha sellist puhkust, lõdvestust, rahunemist, juua hibiskuse teed, kibuvitsa teed, kanda punaseid riideid ja teha kas reikid või selliseid tervendusprotsesse, kus me tunnetame enda kundaliini
energiakanali puhtust ja energiate voolamist. Väga hea päev, et teha vanade südamevalude tervendusi, kui see peaks vajalik olema, et leida enda sees taas suurem rahu, et selline väga hea mineviku vabastamise päev ja tuleviku potentsiaalide vastuvõtmised, kui siin on ka ideed reisida või liikuda või muuta oma elu, siis see oleks väga hea päev ja mitte lihtsalt nagu tuulde lasta aega, vaid et kui tuleb sulle jumalikult juhatatud inspiratsioon, sa tunned enda südames, et nüüd oleks vaja midagi teha, midagi lugeda, mingit meditatsiooni kuulata, siis tee seda, et võta sellest inspiratsioonilõnga otsast kohe kinni, et see aitab sind sellest mõistuse labürindist välja. Ja kui sa tunned, et mingid asjad on elus justkui sinu vastu, no ei tööta praegu sinu kasuks, siis on soovitus, et tegele mingite muude asjadega, millega sul praegu on õige ja hea voog, et ei ole vaja jõuga läbi suruda protsesse. Tuleb ka sõnum, et sellel päeval on väga võimas peainglitega koostööenergia meie jaoks kättesaadav. Minu jaoks Aarieli 7 tähistabki sellist väga sügavat kaitstust ja turvalisust, et kui tulevad näiteks mingid lapsepõlve teemad või mineviku valud üles, et siis sul on väga turvaline seda kohta endast tervendada, et sa ei pea kartma, et äkki tuleb midagi nii koledat, millega sa hakkama ei saa, et lihtsalt aktsepteeri, austa, et kui su hinge arengus on praegusel hetkel selline koht, kus on tarvis terveneda, siis see ei tähenda seda, et sa jäädki nüüd lõputult sinna tervenemistsüklisse, vaid see tähistab seda, et praegu on vaja see koht lihtsalt endast vabastada, mis on olnud selles valu mälestuses kinni, et seda valu vabastada endas. Niipea, kui sa seda vana valu julged endast kas välja kirjutada, välja rääkida või armastusse tagasi sulatada, siis see toob väga suure õitsengu. See toob väga võimsa edasiliikumise, väga suures hiilguses ja kirkuses ja heleduses uued elu värvitoonid. Nii et praegu ma soovitaksin eelkõige tähelepanu pöörata sellele, et sa ei läheks sinna hirmurada mööda. Ei räägiks endale kokku lugusid võimatusest ja raskusest ja kuidas see ei olegi võimalik ja nii kaua on juba see koht ja ikka ei ole võimalik, vaid et selle asemel küsi universumilt juhatust ja abi, kuidas ma tagasi valguse teele pääsen. Ja huvitav, ma näitasin siin, kas selles või eelmises videos ma näitasin teile seda peaingi Zaadkieli violetsete leekide mantrat ka. Seal inglipäevikus on muuseas need mitte mantrad, mandalad, mida saab ka värvida, mida ma siin juba olen ära värvinud. Võin näidata. Mõned on siin veel mul välja prinditud. Siin on näiteks külluse inglite liblikakesed. Et võite appi paluda näiteks peaing ja Zaadkieli, et aitaks ümbritseda kõik need haiged saanud kohad violetsete leekidega, et need tervendusprotsessid toimuksid armastuse energias ja hoituses ja kantuses. Sellised sõnumid, kallikesed, soovin teile imelist, maagilist nädalat. Südamest suur aitäh teile toetuse eest, kes te olete siin mu kanali VIP-liikmed. Olen teile kogu südamest tänulik, tänu teile saan neid kaardilugemisi siin kõikidele jagada. Ja see on väga-väga tore. Õnnistused teile!